tulemast tagasi minu kanalile. Mina olen Liisa ja täna hakkame me taaskord minu köögis süüa tegema. Minu meelest me ei ole nüüdseks juba päris mitu kuud ühtegi TikToki uut trendi ette võtnud ja mulle on silma jäänud sealt päris imelikke asju. Nii et, mis meil muud üle jääb, kui proovime need kõik järgi. See video algab aga kohe 2 disclaimeriga, sest esiteks, ma ei tea, kas te kuulete, mu hääl on väga nasaalne, sest et ma olen just haigusest toimumas. Ja teiseks, võib-olla kuulete taustal multikaid, sest et Nikolas vaatab seal ümber nurga elutoas multikaid. Täna me hakkame valmistama siis kõigepealt makaronidest krõpse, siis me teeme maapähklivõist küpsiseid. Kolmandaks me vaatame, kas mett on võimalik külmutada. Ma arvan, et te teate juba ise kõik seda mee külmutamistrendi, nii et hakkame kiiresti otsast peale. Kui te olete ka varem minu TikToki videoid vaadanud, siis te kindlasti teate, millest me alustame. Kõigepealt vaatame koos ära õpetusvideo. Hi guys, let's make these crunchy pasta chips together. Okay, these pasta chips are not your typical pasta chips. They are suja flavored. Yes, it's a very weird combination, but it's actually super delicious and super crunchy. And I baked my chips in the air fryer, so you can just put them at 200 degrees Celsius for about 15 to 20 minutes. And yeah, enjoy! Ma reaalselt poleks saanud nagu hullemate varukatega riietust sööki tegemiseks valida. Aga me saame hakkama. Nii, ühesõnaga meie pasta on nüüd ära keenud ja meil on aeg valida siia mingid maitseained. Ma arvan, et me võiksime võtta küpsisoola ja võtame hõrk maitseaine segukanale. Nüüd, enne seda, kui ta läheb meil ahju, on meil aeg ta katta õliga, maitseainetega ja riiviustuga. Meil läheb siia päris korralikult õli, meie valitud maitseained ja muidugi juust almighty. Ja paneme ta mingiks 20 mintsaks siis ahju. Tunne, et see oleks vaja nagu natuke vunki juurde keerata. Meie makaronikrõpsud on valmis ja nad näevad välja lihtsalt imelised. Kas sa näed seda crunchi, mis siin toimub? Õnneks jääb minu kanda ka nende maitsmise rõõm ja nagu me näeme, siis nad on tõesti nagu täiesti, ütleme, nad on täiesti nagu formaati muutnud võrreldes sellega, kui nad sealt potist tulid. Ma arvan, et proovime kõigepealt lihtsalt niisama, kuidas see crunch on. No veits on siuke tunne, nagu oleks võtnud toorad makaronid ja neid küpsetanud. Ma siis natukene pidin küpsetamisprotsessi ajal seal kuumust ja aega muutma, et ma poole pealt tõstsin kuumuse 230 peale ja ma hoidsin neid mingi pool tundi lõpuks vist ahjus. Nüüd me hakkame samm-sammult edasi liikuma väga palju magusamate asjade juurde ja esimeseks ongi meil siis maapähkli või küpsised. Ja nagu ikka, siis kõigepealt alustame retsepti vaatamisest. This is a 3-ingredient peanut butter cookie that you gotta make for your sugar mama. A cup of sugar, a cup of peanut butter, 1 egg, mixed until the dough forms, roll into balls, and then I did a little design to make it a little more immaculate. In the oven at 350 for 6 to 8 minutes, you're done. Immaculate. Ma pole mega ammu mingit küpsisid teinud ja ma olen seda retsepti reaalselt näinud nii TikTokis kui ka Instagramis päris palju ringlemas. Seega ma tahtsin seda väga proovida. Ja USAs on meil ju kõik mõõteühikud alati kappides, seega ma olen kuidagi enam-vähem välja arvutanud, mis need siis meil siin Euroopas tähendada võiksid. Me alustame siis kõigepealt suhkru mõõtmisest ja ma olen siia alla pannud köögikaalu ja siia kaussi ma need kõik asjad kas segan. Appi, juba alustame 200 grammi suhkruga, no ma ei tea, ega see väga normaalne ei ole tegelikult. Järgmiseks paneme siia väga suure hulga maapähklivõid ehk siis 1 kapp
maapähklivõid, umbes 230 grammi ja viimaseks läheb siia üks muna, sest ei tasu ometi munadega üle pingutada. Ja nüüd ahju, 175 kraadi ja 8 minutit. Meie küpsisepoisid on valmis saanud. Ma lasin neil veel natukene ahjuplaadil jahtuda ja taheneda, sest et ahjust välja võttes nad olid siuksed pigem pehmed, aga ma arvan, et kui see tohutu kogus suhkurt, mis siin sees on, natuke saab jahtuda, siis eks ta taheneb ka. Aga proovime siis. Ainuke asi, reaalselt mida ma tunnen, on suhkur. Ja see suhkurt on nii palju, et ta reaalselt jääb hammaste külge kinni. Okei, no need ei ole nagu halvad, on ju. Aga ma paneks siia mega palju vähem suhkurt sisse. Ma arvan, et me oleme kõik juba piisavalt kaua oodanud, et liikuda edasi selle video peategelase juurde, kelleks on külmutatud mesi. Külmutatud mesi on siis TikToki, ütleks suve nagu kõige veidram, samas kõige populaarsem selline toiduteemaline trend. Ma ei kujutata, kust selle peale tuldi või millest see alguse sai, aga igatahes alguses tehti siis niimoodi, et segati mett maisisiirupiga ja sügav külmutati, aga hiljem tulid siis välja videod, kus selle maisisiirupi võis täiesti ära jätta ja lihtsalt hakati siis sükestesse nagu tavalistesse pudelitesse, plastpudelitesse mett külmutama ja tema tekstuur on siis süke pigem huvitav külmast välja võttes. Nii et ma arvan, et lähme meie ka täna seda lihtsamat teed pidi ja kasutame ainult mett ja plastpudelit. Aga nagu ikka, siis kõigepealt vaatame meie õpetusvideo ära. Võib-olla mõni ei saa üldse aru, et mis külmutatud meest ma räägin. Last night, I froze some honey in a small plastic bottle to see what this frozen honey trend is all about. Look how cool this looks. I used some scissors to cut a piece just so the rest of my family can enjoy it. And the verdict is... So good. Nii et hakkame aga kohe peale. Mul on siis siin kasutamiseks mingi täiesti tavaline mesi. Ma ei tea, mul on mingi 5 purki mett kodus. Üritame siis selle mee kuidagi siia plastpudelisse sisse ajada. Kui ta jääb sulle sinna korgi peale nagu seisma ja sa korraks vajutad pudelit, tekitad nagu vaakumi, siis see pudel tõmbab selle mee enda sisse ilusti. Paneme ta kõigepealt siia tagurpidi kuidagi seisma, et see mesi jõuaks siis siia korgi poole alla ära voolata. Ja nüüd ongi aeg tal liikuda sügav külma. Ta on nüüd meil sügav külmas olnud, ma ütleks mingi 7 tundi. Ja ma ei tea nüüd nagu kui... No jääs seda ei saa minna selles suhtes, on ju, et siis ta ei tee nagu seda efekti. Aga no, vaatame. Kas nüüd on nagu liiga hilja mõelda selle peale, et mul ei maitse eriti mesi või? Okei, seda on mega raske siit liikuma saada. Aga ta liigub. Raskelt, aga ta liigub. Okei. Külmutatud mesi maitseb nagu mesi. Ta on külmutatud versioonis palju maitsvam kui niisama. Et pole üldse paha. Et kui sa lased tal nagu natuke aega toatemperatuuril seista, siis sa saad ta siit palju paremini liikuma. Sellised meie TikToki katsetused siis sellel korral saidki. Anna mulle kindlasti palun kommentaarides teada, kas sa kavatsed midagi nendest ise järgi proovida või kas sa oled ise TikTokis midagi sellist silmanud, mida mina võiksin järgmises videos proovida. Tänaseks ongi aga minu poolt kõik. Aitäh, et vaatasid ja näeme varsti jälle järgmises videos. Tšau!